Tere tulemast Arenguseire Keskuse veebiseminarile, millel on kõlav pealkiri "Kuidas suurendada omavalitsuste efektiivsust". Mina olen Märt Massa, Arenguseire Keskuse ekspert ja jõudumööda siis juhin tänast seminari. Seminaril on praegu juba liitunud 62 kuulajat, osalejat. Loodame, et veel seminarile hilinejad saavad ka nagu peagi liituda. Arenguseire Keskus ise on siis ühiskonna ja majanduse tuleviku arenguid analüüsi mõttekoda Riigikogu juures ja meie üheks selleaastaseks uurimissuunaks on avalike teenuste aegruumilise kättesaadavuse tulevik. Selle uurimissuuna eesmärk on kirjeldada, milline on avalike teenuste aegruumiline kättesaadavuse hetkeseis ning millised võiksid olla teenuste osutamise jaoks sobivamad tulevikumudelid. Aga jah, nagu tõdetud, tänase seminari fookuses on omavalitsuste efektiivsus ehk kui tõhusalt saavad omavalitsused kasutada olemasolevaid ressursse nagu eelarve, personal, et elanikele avalikke hüvesid ja teenuseid pakkuda. Ja efektiivsus on sellega aegruumilise kättesaadavusega siis tihedalt seotud, kuna siis teenuste pakkumiseks on vaja ressursse ja kui siis ressursse kasutatakse efektiivselt, ongi need kättesaadavad võimalikult paljudele inimestele õigel ajal ja sobivas kohas. Meie tänase umbes pooleteisetunnise seminari ajakava ja sõiduplaan on umbes selline, et seminari esimeses pooles on meil 2 ettekannet. Esinevad Kaire Põder Estonian Business Schoolist ja tutvustab meile omavalitsuse tehnilise efektiivsuse tänast olukorda. Ja seejärel siis Andrus Jõgi Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumist, kes ka siis räägib omavalitsuste efektiivsuse ja finantsolukorra põimitusest või seostest. Ja seminari teises pooles kommenteerivad teemat esiteks Andres Laisk, Eesti Linnade ja Valdade Liidu juhatuse liige ja Saua vallavanem. Seejärel Anti Allas, Riigikogu liige Sotsiaaldemokraatlikust erakonnast ning siis Urmas Kruuse, samuti Riigikogu liige Eesti Reformierakonnast. Meie seminar saab olema küllalt tihe, aga kindlasti kutsume siis kuulajaid osalema, ehk siis kõik osalejad saavad samas Zoomi rakenduse keskkonnas kirjalikult küsimusi küsida. Seminari ajal proovime siis kõikidel nendel küsimustel silma peal hoida. Loodetavasti jõuame olulisematele küsimustele ka seminari käigus vastata, aga isegi kui ei jõua, siis usutavasti siis seminari järel kuidagi neid peegeldada. Sissejuhatusega siis praegu ongi kõik. Haarame siis härjal sarvist ja läheme siis edasi esimese ettekandega. Hea Kaire Põder, sõnajärg siis sulle. Aitäh! Nüüd on siis see koht, kus ma õpin oma ekraani jagama ja loodetavasti saan hakkama. Ja minu nimi on Kaire Põder ja tulen tõesti siis EBS-ist, Eesti ainukesest eraülikoolist ja olen seal tööjõuturgude ja haridusökonoomika uurimisgrupi juht. Ja üks selle uurimisgrupi uurimissuund on siis tõesti otsustusüksuste efektiivsus ja seekordne uuring ja uurimismeeskond on siin slaidil siis ka näha, on otsustusüksuseks võtnud omavalitsuse ja mitte vabatahtlikult võtnud, vaid osalenud hankel ja koostöös siis Arenguseire Keskusega läbi viinud uuringu. Kahjuks seda uuringu lõpparuannet veel avalikult kättesaadav ei ole ja võib-olla see ongi hea, sest tänase valguses saame ka tagasisidet oma tulemustele. Küll on siis olemas üks avalik lühiraport, mida võite siis leida sellelt pikalt aadressilt, mida te praegu slaidilt näete. Ja
korra veel uurimismeeskonnas, siis tahaksin välja tuua, et meil ei ole ainult EBS-i põhine uurimismeeskond, vaid meil on siin ka Simona Ferraro TalTechist, nii et täname siis oma partnerit TalTechi ka sellesse uuringusse panustamise eest. Ja noh, nüüd ma olen hädas, jah, töötas väga hästi, töötab praegu ka. Lihtsalt olen kiirustan natuke. Et mul on antud siis siin kuskil 18 minutit, millest ma ilmselt olen ühe juba osavalt sirgeks rääkinud, et proovin siis läbi 30 lehekülje uuringuraporti joosta üsna kiiresti ja pakkuda teile siis sellist struktuuri, et hakkame hoopis tulemustest ja siis lähme samm-sammult, et kuidas need tulemusteni jõuti ja kust need tulemused tekkisid. Ja võib-olla kõigepealt juhiksin siis tähelepanu, mida hinnati, ehk siis kuidas defineeriti selles uuringus mõiste efektiivsus. Eelnevalt oleme ka selle mõistega rinda pistnud ja siis me kasutasime ressursikasutuse tõhususe mõistet. Nii et selles mõttes meil on praegu tehnilise efektiivsuse selline maakeelne mõtteaparaat on ka tõhusus, et kasutame siis paralleelselt mõlemat mõistet. Võib-olla lihtsalt, et inglise keeles on see technical efficiency kasutuse ja sellepärast ta tundub meile siin nii suupärane. Aga mis ta siis on? Ta ei ole midagi muud kui üks indeks, mis mõõdab skaalal 0-1 tegeliku väljundi ja maksimaalse võimaliku väljundi suhet. Või siis kui tahta natuke seda majandusteooria algkursust meelde tuletada, kui keegi on läbinud, siis ta võiks olla selline küsimus nagu tootmisfunktsioonist, kus otsustusüksus ehk siis kohalik omavalitsus antud juhul saab siis toota väljundit mingi sisendi taseme juures. Ja omapära on sellel meetodil see, et meil lubatakse kasutada mitmed sisendit ja mitut väljundit, nii et ei ole meil üks väljund, üks sisend, kui nagu mikroökonoomika esimeses tunnis seda tootmisfunktsiooni joonisele pannakse, vaid on võimalik selline kaalutud sisendi väljundi kombinatsiooni lineaaralgebraaline arvutus. Ja milles siis võti on eelkõige sellises nagu empiirilises mastaabi efekti hindamises, ehk siis selge see, et me saame hästi lihtsalt mõelda, et mida rohkem sisendit, seda rohkem saab tulla väljundit, aga see ei ole selline lineaarne suhe, on ju, et meil võib olla ka kasvav ja kahanev mastaabi efekt, mis siis tähendab seda, et suurtel sisendikogustel me küsime, see on empiiriline küsimus, jah, et kas me töötame kasvava või kahaneva mastaabi efekti tingimustes. Nii et kui vaadata seda kollast paremapoolset plokki, siis on näha, et tegelikult selle uuringu sees on nagu kaks eraldi uuringut, kahe natuke erineva metoodikaga, kus kõigepealt on meil võrdlus kahe perioodi üle, et siit vahelt jääb välja siis meie COVID-i periood ja hõlmab ta 4 erinevat valdkonda. Ja metoodikana kasutatakse siis sellist kõige primitiivsemat efektiivsusanalüüsi meetodit, ehk siis andmekeste analüüsi nimetatakse vahest ka lühendina DEA, Data Envelope Analysis. Ja mis on selle võib-olla limiteeringud või puudused selle meetodil? See, et ta ei võta arvesse selle keskkonnatingimusi, kus kohalik omavalitsus või otsustusüksus tegutseb. Ehk siis tegelikult me teame, et on väga erinevad keskkonnad, kus kohalikud omavalitsused peavad oma teenuseid pakkuma, seda nii sotsiaaldemograafilises mõttes kui ka tegelikult rahvastiku keeleoskuse, kultuuritausta, haridusliku kihistumise ja nii edasi mõttes. Nii et seda kõike võtab alles arvesse siis selle uuringu teine osa, kus jäid siis välja Kihnu ja Ruhnu, ehk siis sees on vaid 77 kohalikku omavalitsust ja hinnatakse siis nii-öelda makroskoori või agregeeritud
efektiivsusskoori ja selle arvutamisel kasutatakse siis 8 väljundit ja 7 sisendit ja see on siis natuke peenema metoodikaga tehtud, mille pealt saab teha siis ka sellist või vastata sellist küsimust, et kuidas efektiivsus on muutunud ajas ja seda me arutame siis läbi Malmquesti indeksi. Aga ma jätaks selle metoodika praegu rahule ja läheks siis nende üldiste tähelepanekute juurde ja hiljem hakkame nagu alt üles neid lahti rääkima. Ehk siis rasvaselt on välja toodud meie põhisõnumid ja kõige esimene põhisõnum oleks siis just seotud selle Malmquesti indeksiga, mille suurus siis näitab meile, et kohalike omavalitsuste efektiivsus on viimasel 3 aasta võrdluses vähenenud. Teine sõnum puudutab siis seda, kuidas keskkond, milles kohalik omavalitsus tegutseb, mõjutab tema efektiivsust. Ja saame siis statistiliselt olulised tulemused, et tihedam rahvastik ja hajaasustus on need olulised keskkonnamuutujad, kusjuures siis tihedam rahvastik intuitiivselt arusaadavalt parandab omavalitsuse efektiivsust ja hajusus siis teeb selle efektiivsuse parandamist keerulisemaks. Meie kolmas tulemus puudutab finantsautonoomiat ja me hiljem räägime, kuidas me seda mõõdame ja ütleme siis, et finantsautonoomia suurendamine aitab omavalitsusel tõhusamalt oma ressursse hallata. 2 viimast tulemust on siis seotud selle uurimisraporti esimese osaga ja ei võta arvesse siis keskkonnamõju, vaid lihtsalt võrdlevalt vaatavad erinevate kohalike omavalitsuste efektiivsuskoore. Ja üldiselt peame ütlema, et nagu me kirjandusest küll väga väikseid viiteid ka leidsime, aga üldiselt selliseid efektiivsusuuringuid Eestis varem tehtud ei ole, siis eeldasime, et Eesti kohalikud omavalitsused on pigem efektiivsed ja seda me peaaegu kõikides valdkondades ka näitame, välja arvatud siis sotsiaalse kaitse valdkond, kus tõhusus teistest valdkondadega võrreldes on madalam. Ja üks selline lihtsalt kirjeldav statistiline sissevaade on ka meil kultuuri- ja spordikorraldusse, kus me näeme, et sisendid on väga stagneerunud, kusjuures väljund ei ole oluliselt halvemaks läinud. Hakkame siis alt üles tulema ja alustame selle kultuuri ja spordi kirjeldava tulemusega ja siin on siis joonisel lahterdatud, võib-olla andmetest ka, vabandust, et ma kordagi ütlen, et täname omavalitsus.ee andmekogujaid, sest praktiliselt kõik meie andmest, mitte küll päris, meil on väikeste eranditega mõned ise lisatud andmed, tulevad meie andmed omavalitsus.ee lehelt. Täname kõiki neid, kes selle töö kunagi on seal ära teinud ja need andmestikud ka avalikult kättesaadavaks teinud. Aga nüüd tagasi siis selle joonise juurde, et kasutame siis omavalitsus.ee kategoriseerimist, kus siis omavalitsus jagatakse 4 gruppi, keskus tagamaaga, keskuslik, osaliselt tagamaaline ja lihtsalt selline kirjeldav võrdlev statistika üle 2 perioodi näitab siin kultuuri- ja spordivaldkonna palgataset. Me võime öelda, et ta jääb siin kuskil 1200 euro juurde ja me näeme, et see skaala on oluliselt erinev kõikide nende gruppide lõikus, nii et me näeme heterogeensust. Pea kõik omavalitsused on need 2 perioodi lõikes küll keskmiseid palkasid kasvatanud, seda erineval määral, et sellist võrdsustumist ei ole tekkinud ja me analüüsis siis selle nominaalse skaala asemel kasutame sisendina palgataset keskmisesse kohaliku omavalitsuse töötasusse ja siin näete ka seda kirjeldavat statistikat, seda numbrit 0,740, mis ütleb siis, et keskmise töötasuga võrreldes saavad kultuuri- ja spordivaldkonna töötajad sellise palgatasemel ehk siis kuskil 3/4 on siis nende palgad, et võib-olla võrdluseks oleks hea tuua samamoodi kõrgharidusega töötavad õpetajad, kus siis see palgakasv selle 2 perioodi võrdluses on olnud, ma ei tea, ma arvan, et ma ei liialda, kui ma ütlen hüppeline
ja kus see sama suhtestatud palganumber on jõudnud siis 1,22 juurde ehk siis praktiliselt ütleme jälle väga ümardatult 25% kõrgem kui keskmine sissetulek kohalikes omavalitsuses. Et selline on siis selline väga kirjeldav küsimus. Iseenesest kultuuri- ja spordivaldkonda korraldus on tõhus. Nüüd ütlesime, et sotsiaalse kaitse valdkonna korraldamisel on tõhusus teistest teenusvaldkondadest madalam ja siin on siis ka nii kirjeldav statistika, mis näitab värvidelt ära kohalikke kulutusi sotsiaalkaitsele ja värvid, menüü on vist siin varju jäänud, on ju? Oih, vabandust, et ma ei saa teda praeguses vaates ka liigutada. Et menüü peaks siis näitama seda, et mida heledamad värvid, seda väiksem summaarne kulu inimese kohta, elaniku kohta. Ja nagu ootuspäraselt hõredates ja keskustelt kaugel asuvates valdades on see tunduvalt suurem kui linnaruumides. Ja näeme siin ka 2 perioodi võrdluses, et kui see nii-öelda efektiivsuskoor võib jääda 0 ja 1 vahele, siis on küll mõlemal perioodi võrdluses olemas neid täiesti efektiivseid kohalikke omavalitsusi, aga siiski peame nentima, et selline vahemik alla 0,7 hindame ikkagi pigem piiratult tõhusalt või mitte tõhusaks. Ja neid omavalitsusi on, nii et meie suurim üllatus selles uuringu esimeses osas oligi seotud just selle sotsiaalse kaitse valdkonna tulemusena. Eeldasime, et hariduskorralduses võib ka olla probleeme, seal me neid ei näinud. Uuringu teine osa oli meile natuke põnevam ülesanne, sest me saime nüüd võtta või küsida küsimusi, mis meid ennast erutasid, ehk siis püstitada hüpoteese, nii et uuringus me sõnastame hüpoteesid, aga selle piiratud aja jooksul ma lihtsalt siin esitlen siis mõnda üksikut tulemust, mis osutus siis statistiliselt oluliseks. Et kõigepealt see debatt, et millised keskkonnategurid mõjutavad siis omavalitsuse efektiivsust ja kirjandusest tõime välja siis kõige enam seal kajastust leidnud tingimused, et üks on kindlasti rahvastiku kasv ja kahanemine ehk siis muutus rahvastikus. Teine on kõikvõimalikud tööturu erinevused ehk siis töötute osakaal. Ja siin ongi need 2 viimasel aastal ehk siis aastal 2023, kus meil andmed kättesaadavad olid, sest töö tehti sügisel 2024 ja 2024 andmed ei olnud meile veel siis kättesaadavad, siis näeme seda ootuspärast paiknemist, jah, et linnades on kiire kasv, linnaäärsetes, niinimetatud kuldsetes piirkondades samuti rahvastiku mõttes, kus samas töötute osakaal varieerub hoopis teistel alustel või on selline pigem problemaatiline võib-olla hoopis teistes piirkondades. Et rääkides, kes need inimesed on või mis on see inimkapital kui keskkond, milles kohalikud omavalitsused peavad oma teenuseid pakkuma, inimestele heaolu looma, siis erinevad mitmed inimkapitali sisendi ja väljundi näitajad, et me ütleme, et inimkapitali väljund võiks olla brutopalk, et sõltub siis tööjõuturu tingimustest seal ja näeme, et Tallinna, Tartu säravad siin siis peaaegu 2 korda kõrgema keskmise brutopalgaga ja sama on siis selges korrelatsioonis ka inimkapitali sisendist ehk siis haridustasemest. Ehk siis samamoodi Tallinna, Tartu ja selle ümbrus, aga ka üllatuslikult Narva, kes brutopalgaga ei hiilga, on siis kõrge haridustasemega piirkonnad. Ja nüüd siis natuke ka uuemat kirjandust, kus küsitakse kohaliku omavalitsuse finantsautonoomia ja ka valijate kohta, et kui palju üldse mõjutab see, kes määrab ja mis raha eest saavad kohalikud omavalitsused otsuseid teha või milline on selline valijate
platvorm, mida nad kohaliku omavalitsusele valimiste läbi annavad ja kuidas kohaliku omavalitsuse teenuseid finantseeritakse, nii et see kohalike omavalitsuste autonoomia vaade on meil mõõdetud siis tulusiirete läbi keskvalitsusest ja me näeme, et kogu Eesti on selline üks suur punane ala ühe väikse sinise lapiga, nii et tegelikult need erinevused on üsnagi väiksed, aga siiski protsentuaalses mõttes, et nad on numbrilised jah, et on nad olemas, et võib-olla sellisel kaardi näol ei torka need erinevused nii väga silma kui eelmistel kaartidel. Küll aga torkab paremmaspoolses kaardil üsna hästi silma see, kuidas on valijate meelsus, mida me nimetame ideoloogiliseks positsiooniks, kujunenud ja me kasutame siin manifesto platvormi poolt välja töötatud indeksi koostamise põhimõtteid, kus siis osakaal valijatest arvutatakse teatud või korrutatakse läbi nagu kaaludega ja saadakse siis sellise parempoolsuse indeks. Sarnast lähenemisest on kasutanud näiteks Anu Toots ja Triin Lauri eelnevalt, et me siis nende pealt kopeerime selle idee. Ja me teame, et selle indeksiga on meil natuke probleeme ja on probleeme just sellepärast, et tegelikult manifesto ei anna meile valimisliitude nii-öelda parempoolsuse indeksit või kaale. Nii et mitmes omavalitsuses võib olla selline indeksi kasutamine natuke eksitav. Me peame teda lihtsalt lähendmuutujaks ja eeldame siis, et need värvid siiski kajastavad enam-vähem keskmiselt kogu valijate positsioone, kus siis väga parempoolsed ollakse pigem seal Tartu ümber ja väga vasakpoolsed ollakse siis Ida-Virumaal, aga ka Tallinnas. No üsna vasakpoolsed ollakse ka Hiiumaal ja see tuleb siis sellest, et seal on väga suur sotsiaaldemokraatide valijaskond. Kahjuks ei ole mul aega sellest pikemalt rääkida. Me ise oleme üsna põnevil selle asjast, aga saame aru ka sellest nende piirangutest, mis selline indeksi kasutamine kohalike omavalitsuste valimiste puhul just tekitab. Ja nüüd siis meie keskkonnategurite mõjuhinnang, et palun vabandust, et mul on selline traditsiooniline lähenemine siin, et lihtsalt üks küll ilma standardhälveteta ainult nende tärnide näol näidatud regressioonitabel ja küsime siis, milline on nende erinevate keskkonnategurite mõju ja te näete, et siin keskkonnategureid on palju rohkem kui uuringu eelmistel slaididel ma tutvustasin, aga välja on toodud siis need, kus need read jooksevad kas ilusti roheliselt või kollaselt ja rohkete tärnidega välja, et me siis räägime positiivsest mõjust rahvastiku tiheduse puhul, me räägime kõrge keskhariduse elanike osakaalu positiivsest mõjust efektiivsusele, me räägime tulusiirete osakaalu mõjust ja me räägime siis töötute elanike osakaalust, ja me räägime siis valijate parempoolsuse indeksi pigem positiivsest mõjust, ehk siis mida rohkem parempoolseid valijaid, seda efektiivsem kohalik omavalitsus. Ma ei tea, Märt, kui palju ma oma aega olen juba kuritarnitanud, sa ei ole veel kurja näoga, aga ma igaks juhuks jooksen edasi sellest regressioonitabelist, mul on 2 slaidi veel, nii et äkki kuidagi kannatab ära. Ja see on siis meie üks peamine tulemus, kuhu ma nüüd lõpuni jõuan ennem kokkuvõtteni jõudmist ja see slaid siis peaks ütlema, miks me julgeme öelda, et kohalike omavalitsuse efektiivsus on vähenenud. Ja nagu ma ütlesin, kasutame siis sellist traditsioonist lähenemist nimega Malmquisti indeks ja selle indeksi tõlgendus peaks siis olema selline, nagu seal märkustest ka kirjas, et kui ta jääb alla 1, siis on efektiivsus vähenenud, kui üle 1, siis on ta suurenenud ja nii-öelda saame sellega dekomponeerida 2 tükiks, ehk siis saame vaadata tehnoloogilist muutust, mis siis mõõdab seda, kas tootmisfunktsioon ise nihkub. Seda võiks niimoodi mõelda, et kui läbi aja tehnoloogiad arenevad, siis see tootmisfunktsioon ise võiks minna üles, ehk siis sama inimkapitali või sisendite tingimustes me saame anda rohkem väljundit. Ja teine osa sellest oleks siis see, et kas otsustusüksused ise on läinud sellele tootmisfunktsioonile lähemale, ehk siis
nii-öelda muutunud kõik kollektiivselt või keskmiselt efektiivsemaks ja saamegi siis öelda midagi sellist, et jah, kõik on muutunud sarnasemaks või üksikus vaates efektiivsemaks, aga kahjuks pigem see tootmisfunktsioon ise on nagu allapoole nihkunud, ehk siis erinevalt sellest, mida me ette kujutame, et me suudame protsesse tõhustada, digitaliseerida, ma ei tea, olla paremad läbirääkijad, et luua rohkem heaolu, siis tegelikult keskmiselt oleme me sealt alla liikunud. ja siin on siis ka näha jaotus nende efektiivsuskooride üle, et tegelikult see nii-öelda makroskoor, noh, ikka väga hull ei ole, et pigem ollakse siin väga tõhusad või tõhusad, vaid üksikud omavalitsused on piiratult tõhusad või ebatõhusad ja seda ka vaid aastal 2021. nii et see näitab, kuidas need üksused ise on nagu läinud tõhusamaks, aga samas kogu süsteem siis rääkides tehnoloogilisest muutusest on siis nagu nii-öelda allamäge liikunud. Ja nüüd tõesti viimane slaid, mis siis võtab selle loo natuke kokku, et kordan lihtsalt ennast üle ja mitte pikalt. jah, et nendes üksikutes valdkondades, kus me siis efektiivsusuuringuid tegime, neid valdkondi oli 4: üldvalitsemine, haridus, sotsiaalne kaitse, kultuur ja sport. Leidsime, et kõik on korras nii üldvalitsemises kui hariduses, aga sotsiaalse kaitse efektiivsus on võrreldes nende teiste kolmega madalam. Lisaks siis leidsime, et kohaliku omavalitsuse rahaline sõltuvus keskvalitsuse siirdetoistusest vähendab nende finantsilist autonoomiat ja mis mõjutab efektiivsust negatiivsest. Nägime, et nendel kohalikel omavalitsusel on elu lihtsam või on lihtsam olla tõhus, kus on rahvastik tihe. Ja äärealadel on kohalikud omavalitsused selgelt ebasoodsamas seisus ja nägime, et poliitilised ja demograafilised tegurid võivad ka mõjutada COVID efektiivsust. Ja siin paljudes juhtudel jäävad regressiooni tulemused nii-öelda ebatäpseks või ebapiisavaks või ebaselgeks, aga haritud ja parempoolse ideoloogia valijaskond on seotud tõhusama juhtimisega ja juhtide soomõju, millega me olime ka väga elevil, ei julge midagi öelda, et on siin kirjanduses näidatud, et naised on paremad kui mehed. Täna on meil palju mehi. Miks efektiivsus langeb, seda ma loodan, suudate te aidata meil lahti mõistetada. Aitäh! Suured tänud, Kaire! Kokku on meil seminaril nüüd osalejaid, kuulajaid üle 110 minu andmetel, et tänuväärseid kuulajaid ilmselt jagub ja meil on ka, praegu küsin Kaire sult ühe küsimuste ja vastuste aknast tulnud küsimuse. Küsimus on siis järgmine. Kas võib eristada valdkondi, kus efektiivsemad on suuremad omavalitsused ja valdkondi, kus efektiivsemad on väiksemad omavalitsused? Ei oska vastata. Vastaksin praegu vist lihtsalt nii, et kuna me sellist grupeerimise või võrdlejate analüüsi tegime ainult, valdkondlikku analüüsi, tegime ainult tagamaalisuse ja tuluskuse põhjal, siis no selle põhjalt võib-olla saab midagi öelda, et kõikide valdkondade efektiivsuskoorid olid statistiliselt erinevad tulususgrupiti, aga vaid üldvalitsemise kultuurispordi korraldus tagamaalisuse grupiti, et noh, seal midagi nagu ilmselt on suurusega korrelatsiooni, aga ma ei julgeks, kuna me ei ole sellist pideva muutuja ehk siis mõju just selles uuringu esimeses osas kontrollinud, siis ma ei julgeks vastata. Palun vabandust, et niisugune segane vastus tuli. Oleks tahtnud paremini vastata. Selge. Tõttame edasi, aga kindlasti pärastpoole tahaks selle sinu tõstatatud küsimuse juurde, et miks efektiivsus langeb, tagasi tulla, aga kui me edasi liigume, siis järgmisena on
ettekandeks sõna Andrus Jõgil Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumist. Ja, jah. Ja tere päevast kõigile, et jagan oma ettekannet ka ja nii, ma loodan, et on ilusti näha. Mina teid enam ei näe. Et ma räägin omavalitsuste efektiivsust, aga nagu ütleme, niisugust ka piiratud raames, et ma selgitakski selle võib-olla lahti, et see on juba pealkirjas mul kirjas, et iseenesest me efektiivsusindeksi 2 aastat tagasi sai koostatud, aga seda siis nagu kõrvalproduktina finantsolukorra indeksile. Kui me vaatasime, et seda omavalitsuste finantsolukorra indeksi me koostasime, seda koos omavalitsustega ka valideerisime, aga meil pakkus ka huvi, et kas on mingisugused üldiselt makroefektiivsusnäitajad, mis suure tasemel, mis näitavad, et või selgitavad, et siis miks on see omavalitsuste finantsolukord sedavõrd erinev. Et siis sai testida seal siis mõnda näitajaid, mille puhul oli see korrelatsioon olemas. Ja võt see ongi nüüd oluline, et me võtsime just neid näitajaid, mille puhul on siis seos selle finantsolukorra indeksiga, et võib-olla mõni muu efektiivsusnäitaja, need efektiivsusnäitaja kindlasti palju rohkem muidugi, aga selles mõttes meil oli võib-olla fookus ainult nendel, mis me nägime seost KOV-i finantsolukorrale siis. Ja me tegelikult kuna see oli niisugune nagu test ja me selles osas pole aega olnud rohkem edasi tegeleda, et kuigi tahaks küll, aga ütleme 4 põhilist näitajat, suuremat näitajat, mis näitasid korrelatsiooni, kus korrelatsiooni kordaja oli 0,5, et neid me siis nende baasil me selle indeksi tegime. Seejuures neid mõnda näitajat sai veel juurde vaadatud, aga ütleme, näiteks raamatukogude arv elaniku kohta, siis seal oli ka korrelatsiooni kordaja oli vist 0,35, kui ma mäletan, et tegelikult on seos korrelatsioon selgelt olemas, aga me ei tahtnud ka seda killustada, et meil võib muidu neid võib kümneid olla, eks ole. Et siis võtsime need, kus on üle 0,5 ja need 4 näitajat on siis hoonete pind elaniku kohta, töötajad elaniku kohta, klassi täituvus ja lasterühmade täituvus. Kuna haridus moodustab omavalitsuste kuludest ka suure osa, siis ütleme nende efektiivsusnäitajatel hariduses on ka suur mõju muidugi omavalitsuse finantsolukorra, et see on arusaadav. Ja see miinus seal ees tähendab, et nad on vastassuunalised, et kui on palju töötajad, siis tegelikult nagu efektiivsus, ütleme, selle on, sinu finantsolukord on selle tõttu tõenäoliselt kehvem. Ja vähem töötajad siis parem, et sellepärast mõni on miinusega ja mõni on nagu plussiga. Ja need indeksid me tegime nii, et me panime siis need 4 näitajad omavahel kokku, et iga näitaja puhul me siis arvestasime, et ütleme efektiivne omavalitsusnäitaja on 1,0 ja ülejäänud näitajad tulid siis vastavalt sellele, et kui palju nad sellest efektiivse omavalitsusnäitajast erinevad, lihtsustatult öeldes. Ja ainuke erinevusega, ütleme siis selle õpilaste klassitäituse puhul, et seal me arvestasime ka tagamaalisuse koefitsiendiga, kuna haridust ka rahastatakse selliselt, et tegelikult on näha, et need kulud on seotud sellega, et hõredamas asustusega piirkonnas on kõrgemad kulud, siis me võtsime seda arvesse, et põhimõtteliselt kui ütleme keskuses me eeldasime, et efektiivne omavalitsus on seal, kus on 24 õpilast klassis keskmiselt, siis hõreda asustusega piirkonnas, kui me seda koefitsiendiga läbi jagame, oleks piisanud täis efektiivse hinde saamiseks, et tal on alla 12 õpilase klassis. Ja tegelikult, kui tal näiteks on isegi rohkem 12, siis tegelikult ta saab isegi alla 1,0 seda väärtust enda viia. Nii et kui me võtame iga näitaja puhul, et kui üks efektiivne omavalitsus sai iga puhul, ütleme hindeks 1, siis me oleme need lihtsalt kokku liitnud, saanud kokku, et tal on 4,0 siis tema näitaja. Ja sellist päris neljast alates hakkavad need näitajad omavalitsustel olema, et alla seda ei ole kellelgi ja lähevad seal mõnel juba sinna 10-ni välja. Et sellised on tehtud ja lihtsalt markeerin ära, et me kuidagi ei ole hinnanud, et kas mingi näitaja on olulisem või vähem olulisem, et siis on lihtsalt need lihtsustatud kokku liidetud.
ja nüüd selle efektiivsusindeksi korrelatsioon juba selle finantsolukorra indeksiga tuli 0,73. Ta on ka nüüd vastassuunaline, et kui efektiivsus langeb, siis kuna see finantsolukorra indeks on 1-5, nii et 5 on parem ja 1 on halvem, siis efektiivsusindeks on tegelikult tagurpidi siin, et sellepärast on see miinusseos. Aga et tegelikult on see päris hea näitaja, siis see näitab, et ta selgitas nagu päris hästi kuidagi seda ära, et miks mõnel omavalitsusel finantsolukord oli kehvem või halvem, aga kuna ma tegin neid arvestusi muidugi 2 aastat tagasi, nii et ta tuleb arvestada, et ta on nagu selles toonaste andmete pealt, mis siis olemas olid, on arvutatud. Ma olen küll uuendatud nüüd edaspidi, aga ma neid korrelatsioone lihtsalt pole, andmeid seal veebil olen uuendanud, aga lihtsalt neid korrelatsioone pole ümber arvestanud. Ma korraks näitan neid näitaja tulemusi ka, et näiteks klassitäituvus, tavaklassi täituvus on siin, et mul on nii nagu eelmises ettekandes, ma loodan, et ei näe, minul siin ees on sihuke legendi koha peal mingi Zoomi silt, aga et siin XTL jookseb siis niimoodi, et vasakul on keskuslikud omavalitsused ja mida paremale me lähme sinna lõppu välja, seda hõredamaks asustusega omavalitsused siin pildil on ja klassitäituvus siis vastab, siis me näeme, et keskustel tegelikult on see keskmine klassitäituvus, ütleme see kuskil 19-25 last ja siis juba tagamaalistes, päris tagamaalistes seal on juba alla 10-15 vahele jääb, nii et näha ka siit juba seda seost, et mida tagamaaliseks omavalitsus läheb, seda väiksemaks see klassitäituvus on kujunenud. Aga ma siin võib-olla sellel juhiks ikkagi tähelepanu, et võtame kas või keskuste sees, et kas sul on 20 või 24 õpilast või tagamaalises omavalitsuses, kas on 10 või 12 õpilast, tundub, et mis see 2 õpilast, mis vahet sellel on, eks siia-sinna, siis on ju 20% efektiivsusvahet, et see on päris ju palju. Nii et kui vaatame seda hälbivust siin, nii keskustes, keskmistes omavalitsustes või päris tagamaalistes omavalitsustes, siis tegelikult on väga erinevad seal ju neid omavalitsusi oma klassi täitumusega. Järgmine on lasteaiarühma täituvus, siis iseenesest siin see tagamaalisuse koefitsendil ja rühma täituvusel tegelikult enam niisugust tugevast, kui koolide puhul on niisugune tugev seos, et tagamaalisus määrab selle tegelikult rühma klassitäituvuse, siis lasteaia puhul see enam tugev seos ei ole. Nõrk seos on küll olemas siin, et me siin pildil ka näeme, et see ei paista nii hästi siit välja, et tegelikult saab hõredas asustusega omavalitsuses ka pakkuda head klassitäituse efektiivset alusharidust ja see põhjus on muidugi ka selge, et seal on neid liitrühmi teha palju lihtsam või üldse tegelikult piiramatult lihtne kui peaaegu piiramatult, siis et lihtsam kui koolis, eks ole. Et sealt see nagu tuleb, aga siit ka näeme, et jällegi väga erinevalt on omavalitsused käitunud nii hõredas asustusega omavalitsuses kui isegi keskustes me näeme madala täituvusega rühmi, mis on ju, eks ole, võiks öelda veidi kummaline, aga ma tean, et ma ühe omavalitsusega rääkisin, kust ei olnud mingi põhjust hoida madala täituvusega rühmi, siis nemad ütlesid, et neil lapsevanemad leidsid, et üle 10 lapse ei peaks lasteaiarühmas olema ja sellepärast nad on need selliselt sinna jätnud, nii et see ongi ka valiku koht, aga see tähendabki, et see on siis keskmiselt 2 korda ebaefektiivsem, kui ta võiks olla, et võimalusi nagu paremaks saada on, kui tahta, aga see, ma ütlen, see on hea või halb, et näitab seda, et võimalusi selles osas. Nüüd töötajate puhul on ka niisugune nõrk seos, päris keskmine seos ei ole selles, et tagamaalisusega, aga veidi on, et kui sul nagu hõredamaks läheb asustus, seda võib neid töötajaid rohkem omavalitsuses olla, aga hälbed on siin ju suured ja väga erinev on jälle see sama pilt. Nii et ei ole see, et hõredas asustus päris peab olema keskustest rohkem töötajad siin on näha, et mõnel on isegi täiesti niisugune keskmine tase nagu keskustes. Nüüd hoonete üldpinna puhul iseenesest on nüüd juba kasukene keskmine seos sellega, et nõrk keskmine seos sellega küll, et kui hõredalt asustatud omavalitsus on, aga see võib olla see koolipindadega seotud, et ma ei ole seda nagu lahku löönud, et mis nendest hoonete üldpinnad siis oleks kooli oma ja seal näiteks rakendanud seda koefitsienti, et välja taandada selle mõju, aga seda võib-olla võiks tulevikus isegi teha, et siis ta muudab selle nagu seosega ka võib-olla selle finantsolukorraga
täpsemaks, mis oli nagu selle minu töö eesmärk. Ja nüüd kokku siis efektiivsusindeks on siin ära nüüd jälle toodud, et vasak Y-teel oli siis efektiivsusindeks, praegu on 4, mis siin kõrgemal graafikul näha on, tegelikult üks üleval on seal otsas, kui see on väike saar, nii et ei tasu arvata, et nüüd, et ta saab kuidagi seda väga muuta, et ta väike saar on, aga et peaaegu 11 välja siis, eks ole. Et on omavalitsuste tagamaalisega seos on pigem nõrk, et nii, et võiks öelda, et ikkagi see tagamaalisus siin ei määra seda, kui efektiivselt omavalitsus määrab, aga mitte nii tugevalt, et omavalitsus ei saaks midagi teha. Ei määra seda, et kui efektiivselt selle efektiivsusindeksi mõttes siis omavalitsus tegutseb. Et on omavalitsus enda kujundada siin küll palju. Ja siis siin ka üle-eestiline kaart, et selge see, et siin ei tasu arvestada, et väikesaared siin kindlasti neil ongi suuremad, kõrgemad kulud ja jäävad ka olema, et see ei ole päris nende valida. Et kui seal on lapsi, siis neil kooliharidus tuleb tagada ja nii edasi, eks ole, et töötajaid per elanik ja nii edasi. Alutaguse või mõned veel siin põlevkivivallad, nendel on võimalused, ütleme selleks siis, et on nende valik siis olnud. Aga ma ütlen seda, et nii kui ma alustasin, et ütleme, kui keegi nagu roheline ütleb, vot meil on efektiivne omavalitsus, meil ei ole siin midagi kokku hoida, siis ma ikkagi ütlen, et nagu ma ütlesin alguses, et sellel efektiivsusindeksi on mingi raam, et me tegelikult nagu vaatame ainult siin mõnda üksikuid näitajaid. See ei ütle midagi selle kohta, et ma ei tea, kas seal majandamiskulusid kasutatakse mõistlikult, kuidas see palgatase on, ma ei tea, rajatised, nii edasi, et see võib-olla vajaks tulevikus võib-olla laiendamist, aga täna see sisalda, nii et see ei ütle midagi seda, et kas mõnel omavalitsusel on veel ruumi kuhugi kokku hoida või kellel on hoida, et ta räägib ikkagi nendest konkreetsetest näitajatest, mis ma välja tõin. See on niisugune punktiirjoon, et nagu midagi ei toimu, et see on see efektiivsusindeksi muutus nüüd 3 aasta jooksul siis, aga et midagi väga muutunud ei ole, aga iseenesest omavalitsuste lõikes neid muutusi on, et on enam-vähem pluss-miinus 10 piiresse on see muutus jäänud, 10% piiresse. Et on mõned läinud siis nii efektiivsemaks kui vähem efektiivsemaks, et mõlemasuunalise muutus ja pigem vist ütleks kuidagi nii, et need omavalitsused, kes on jõukamad, on läinud vähem efektiivsemaks ja need, kes on vähem jõukamad, on läinud efektiivsemaks. Aga see pole uurinud täpselt, aga see põhjus võib ju ka see olla, et nüüd majanduslik olukord on neile ka peale sundinud, eks ole, et lõpuks, kui viimased aastad on vahepeal siin keerulised olnud, et siis võib-olla nende, kellel on üldse ressurssi puudu, need ongi pidanud tegema neid efektiivsusotsuseid rohkem. Ja vastupidi, kellel võib-olla nii palju puudu ei ole olnud või vastupidi on vajagi olnud infrastruktuuri juurde luua, et siis tuleb seda pinda per elanik juurde ja nii edasi, et see näitas nagu kajastub. Ja siin see pilt ka nüüd lõpuks, kus me vaatasime seda seosena finantsolukorda, et kui hästi siit ka välja jookseb nagu seda, et siin üleval, et mida suuremaks läheb efektiivsusindeks ehk mida ebaefektiivsemaks, seda kehvemaks läheb finantsolukord, et siit saab niisuguse hea joonena vaadata. Ma vaatasin, et see oli siis, kui seda korrelatsiooni vaatasin, aga ma vaatasin, siin väga palju muutusi olnud, et iseenesest ma ei tea, Rogue on väga suure hüppe siin teinud näiteks oma finantsolukorra parandamisel. Nii et ta tegelikult on juba oma finantsolukorra näitaja puhul parem kui Eesti keskmine. Nii et see näitab ka seda, et ega see efektiivsusindeks ei määranud ära, et omavalitsusel ei ole mingit muid tegureid ei ole siin, mis seda mõjutaks, vaid ikka jäävad mingid juhtimisotsused. Lõpus on ka sellised asjad, mida omavalitsus võib-olla ei mõjuta. Kui näiteks, ma ei tea, riik paneb kuskil piirkonnas oma suure asutuse kinni ja läheb minema, siis omavalitsuse tulubaasile võib see mõjuda ju päris laastavalt, et sellised asjad ka ikka jäävad, et ei põhjenda ainult need näitajad alati kogu seda olukorda ära, mis on omavalitsuses toimunud. Aga üks võib aga veidi rõõmustav sõnum või siis ma loodan, et rõõmustav sõnum otsa, et ega efektiivsem tegutsemine tundub, et suurendab pigem elanike rahulolu, mitte vastupidi, kuna eelmise 2022 rahulolu küsitlustega korrelatsiooni vaadates, siis et mida efektiivsem omavalitsus tegutses, seda suurem oli ka elanike rahulolu. See seos on küll nüüd, ütleme, niisugune nõrgab,
nõrga kui noh, madal keskmise poole, eks ole, aga just niipidi see seos nagu pigem on. Ja võib-olla see on loogiline ka sellepärast, et võiks öelda, et efektiivsem omavalitsus mitte ei paku vähem, vaid tegelikult pakub hoopis elanikele rohkem. Kuna ta läheb ju efektiivselt tõus jääb rohkem raha üle, et selle arvelt elanikele see kasumina ju välja ei maksta, see ikkagi pannakse ju tagasi elanikele, selle võrra saab midagi rohkem pakkuda, on see paremat kvaliteeti, kättesaadavamat mingid teenusevõimalused, mis iganes see nagu on, et selles mõttes tasub selle nimel tegutseda. Aga minu ettekandega on see kõik, äkki mahtusin isegi aega, võib-olla mitte, aga ma panen enda jagamise kinni, siis ma näen teid ka. Suured tänud sulle. Siuksed arutelud ja seminarid on selles mõttes jah huvitavad, et väiksed vastuolud, erinevad nurgad käivad koos nagu sukk ja saabas. Et sinu slaididel oli pigem hinnang, et efektiivsus võib-olla ei ole muutunud. Kaire tutvustas nagu analüüsi, kus võib-olla me oleme nagu näinud või näeme seda, kuidas sel kümnendil on efektiivsus vähenenud. Sa, Andrus, oled ka kitsavalt minu omavalitsuse andmete osas üks targemaid inimesi nagu Eestis ja laiemalt ka nagu kohaliku omavalitsuse nagu andmetes väga palju uurinud ja kaevanud. Kui võtta nagu eelduseks, et efektiivsus on vähenenud sel kümnendil, siis kuidas sina seda tõlgendaksid, et mis sinu pilgu järgi võib olla selle taga? Jah, raske nüüd öelda, et kui see nüüd praegu niimoodi enda andmetest mul nagu välja nii täpselt ei tulnud. Kui me vaatame nagu omavalitsuste poole pealt mingi erinevad näited, siis me näeme küll, et võib-olla seda, et ütleme, need hõredama asustusega omavalitsused, kellel on finantsilt keerulisem, et nad on tihtipeale pidanud üht-teist hakkama siis finantsotsuseid tegema selles osas või oma infrastruktuuri või töötajate osas. Aga teistpidi on meil nagu selliseid omavalitsusi, kes on kasvava elanikkonnaga ja nad tegelikult rajavadki neid hooneid juurde, neid töötajaid võtavad juurde ja see teistpidi kasvavad, aga mitte sellises tempos ei vähene nüüd sealt, kus need inimesi on ära läinud. Nii et see võib olla küll see põhjus, miks nagu efektiivsus on tegelikult nagu kukkunud tervikuna. Aga vähemalt nendes 4 näitas, mida ma nüüd näitasin, et sealt see niimoodi otseselt välja ei paista. Või vähemalt mitte sellest nagu suures pildis sellest. Küsimuste ja vastuste aknas on üks küsimus, mille sõnastus on siis järgmine. Kas Ääremaa omavalitsuse tegevuse efektiivsuse mõõtmisel peaks ka arvestama nende võimekust muuta nende piirkonda atraktiivsemaks noortele peredele ja ettevõtjatele, kes suudavad luua senisest kõrgema palgaga töökohti? Mis sa arvad, kas ja kuidas nendel 2 teguril, noortega perede olemasolu omavalitsuse territooriumil ja ettevõtlikkus ja ettevõtete olemasolu omavalitsuse territooriumil, et kuidas nad on seotud efektiivsusega? Nojah, vot siin on võib-olla niisugune erinevate vaatenurkade küsimus, et kas me vaatame seda, et ütleme, et hõreasustus on ebaefektiivsem, ütleme, et see on nagu nende süü või ütleme kuidagi, et nad peaksid muutma, siis võib-olla nii ei pea seda võtma, sest me tegelikult võib-olla ütleme, et mingisugune hõreasustus mingis mõttes ju määrab seda, eks ole, et sul ongi vaja rohkem võib-olla inimesi, rohkem tegelikult hooneid, ma ei tea, võib-olla transporti ja nii edasi. Et see vähemalt mina, Andrus, et ma pigem leian seda võib-olla, et inimestele anda võimalus võrrelda ühesuguseid. Nii, kas nüüd on kosta, ei ole enam? Tuli tagasi hääl, aga võib-olla kordad hästi lühidalt mõtte üle, et äkki on siis kõigil selge. Ja ma lühidalt ütlen siis, et lihtsalt on hea võib-olla võrrelda ühesuguseid omavalitsusi omavahel, et kui see hõredas asustustes omavalitsusi on meil palju, et ei pea võrdlema neid, et nad peavad samamoodi tegutsema kui keskused, vaatame neid oma pundis ja kui seal on näha, et saab tegelikult tegutseda erineva efektiivsusega, siis see võib-olla on nagu saab selles grupi sees vaadata, et mõned võivad olla eeskujud teistele, kuidas saaks teisiti. Suured tänud. Tõttame nüüd seminariga edasi, et meil on seminaril osalemas 3 inimest, kellel on
pirakad kogemused omavalitsuste juhtimisega ja teavad peaaegu kõik Eesti omavalitsuste tegutsemise nagu köögipoolelt. Ja esimesena siis annamegi sõna Andres Laiskile, Eesti Linnade ja Valdade Liidu juhatuse liikmele ja samuti siis Sauga vallavanemale, kes saab oma peegeldust ettekannetele jagada ja laiemalt siis oma kogemuse taustal nagu tõlgendada. Sõnajärg sulle. Aitäh, ma nüüd üritan siin figureerida nende erinevate akende vahel, aga mul läks kuidagi tunnistama, püüan jagada seda. Ma ei tea, kas meil tuli mingi jagamine ette või? Tuli. Aga ainult esileht, eks ole, jah? Ja. Vaatan, kas ma leian üles selle koha, kust ma saan seda vahetada. Sellega nüüd läks natuke keerulisemaks, aga äkki siis... Ilmselt jah, kui hiirega sinna samasse peale liikuda ja siis noole klahvi vajutada, peaks liikuma. Aha. Nii, jah. Hea küll. Aitäh. Mina tõesti siis Andres Laisk ja Saue vallavanem juba mõnda aega. Kõigepealt tänud kahele eelnevale ettekandjale. Võib-olla kui ma siit midagi püüaks hästi kiiresti ja kokkuvõtvalt resümeerida, siis Kaire Põdra ettekandest sisuliselt tuli välja enam-vähem ootuspärane pilt, et me oleme suhteliselt tõhusad omavalitsussektoris siiski tervikuna. Need korrelatsioonid, ütleme siis keskusliku ja tagamaalise ja efektiivsuse vahel olid enam-vähem loogilised. Kuigi mõnevõrra võib-olla mõnele asjale julgeks vastu argumenteerida. Et eks siin on see üks probleem on selles, et meil ju ei ole nagu väga häid selliseid teenuse standardeid ja me ei saa endal väga selgelt ühemõtteliselt ütelda, et kas sama raha eest saab sama teenust või saab erinevat teenust. Ja see teeb tegelikult selle korrelatsiooni ja selle tõhususe võrdlemise nagu üsna keeruliseks. Nüüd, mis tuli mõlemast ettekandest välja, võib-olla oli see, et need korrelatsioonid nende 4 omavalitsustüübi siseselt on suhteliselt erinevad. Ehk et omavalitsuste tõhusus on tegelikult ühe omavalitsustüübi siseselt väga erinev. Erinevatel subjektiivsetel põhjustel tõenäoliselt. Ja seda, kas see nüüd on langev või tõusev, ma arvan, et nende näitajate juures on ausalt öeldes päris raske tõsikindlalt järeldada, aga ma ei püüagi siin kuidagi vastu argumenteerida nendele ettekannetele. Ma pigem hästi kiiresti otsustasin ja mul on hea meel, et Kaire Põdra ettekande esimene data või andmestik ulatus siin aastasse 2018. Ma otsustasin teid hästi lühidalt tutvustada sellega, mis toimus Saue vallas aastal 2018 järgselt, ehk et toimus ühinemine 10 000 elanikuga omavalitsusest 21 000 elanikuga omavalitsuseks ja me liitsime endaga 2 põhimõtteliselt tagamaalist omavalitsust, Kernu ja Nissi valla. Ja me tegime siis 2 aastat peale ühinemist, tegime sellise kiire analüüsi, mis siis nagu toimus, kas tekkis mingi rahaline kokkuhoid ja kuhu siis nagu see rõhuasetus selle toime ja efektiivsuse vaatest ka mõnes mõttes läks. Ja võib-olla siis esimene järeldus, mis me siis tegime, oli see, et märkimisväärselt kasvas spetsialistide arv ja ka nende palk. Siin on siis ära toodud ka numbrid, et 99 töötajalt 114-ni. Siin on mitmeid põhjusi ja siin ma nüüd jõuan sinna, et tõhususe juures me alati peame küsima, et mis on selle teenuse kvaliteet, mida me selle raha eest saame. Ja selle kohta meil head võrdlust tegelikult ei ole, et meie näiteks seadsime endale mitmeid standardid, et mingites valdkondades peavad olema inimesed dubleeritud, et olla nagu kogu aeg kättesaadav ja tagada nagu parem kvaliteet. Kindlasti saab seda teenust osutada ka odavamalt, aga kindlasti ka seetõttu halvema kvaliteediga. Ja kuna mul ei ole palju aega, siis ma lähen siit üsna kiiresti edasi, ma ei hakka detailidele peatuma. Järgmine järeldus oli see, et märkimisväärselt vähenes juhtide arv ja ka palgafond. Numbriliselt siis 28-12-ni ja palgafondilt siis 52 000-30. Need on kuupalkades.
ja kindlasti ka seetõttu jälle juhtimiskvaliteedi tõus. Et me seadsime kõrgemad ootused neile ja kokkuvõttes eeldus oli see, et selle tulemusena jõuab ka siis inimesteni parem teenus. Nüüd siin on üks selline kiire kokkuvõte. Me püüdsime siis välja arvutada, arvestades siis taandades välja keskkonnamuutused ehk et palgakulu üldised tõusud, selle, et me ühtlustasime tagamaa ja linna vahelised palgatasemed, et kõik õpetajad hakkasid saama ühesugust palka ja nii edasi. Ja me püüdsime siis arvutada välja seda, et milline oli siis selle ühinemise mõju majanduslikult, jättes kõrvale seda, et peamine eesmärk oli saavutada teenuse kvaliteedi tõus ja ühtlustumine üle siis kogu territooriumi. Ja ma ei tea, kui täpne see number võiks olla, aga me jõudsime sellise numbrini, et 6% saavutasime me siis tegelikult nagu tõhusust läbi selle ühinemise, kui me taandasime need kulunumbrid siis 2017 aasta ühinemise eelsetele tasanditele. Loomulikult aeg oli teinud oma töö, palgatõusud ja ühtlustamised kõik viisid tegelikult kulud oluliselt suuremaks, aga just selleks, et oleks teatud võrreldavus, me püüdsime siis taandada nad siis ühinemiseelsetele nii-öelda võrdlusandmetele. Nüüd siit veel väike kokkuvõte, kuidas siis muutus juhtimiskulude ja töökohtade tasakaal omavahel ja arv. Graafikult on need numbrid näha, kuidas siis 2019 selgelt nagu töötajatele läks suurem palgakulu ja juhtidele väiksem palgakulu ja ka vastavad positsioonid siis muutusid. Meie hinnangul siis nagu see oli meil tegelikult ühinemisega üks oluline soovitav tulem, mida saavutada ehk et juhtide osakaalu vähendamine, spetsialistide arvu suurendamine. Selle me ilmselgelt saavutasime ja mingis kontekstis siis ka ilma suuremate võrdlusaluste kuludeta. Seda ma isegi võib-olla siin ei puudutaks nii väga, seda ma olen suures plaanis rääkinud, me tegime mitmeid struktuurseid ümberkorraldusi ja need mõjutavad jällegi ka muidugi kuluarvestust. Mitmed teenused tsentraliseerisime vallavalitsuse tasandile, mis justkui vallavalitsuse juhtimiskulude arvu nagu, või numbrid nagu tõstavad, aga tegelikult nendega on võimalik siis arvestada, kui me need välja taandame. Ma jõuan tegelikult ikkagi sinna, et kõikumised sõltuvalt metoodikast võivad olla päris suured. Kiirelt käin üle, siin käis läbi see, et mis siis on toimunud, et miks siis see efektiivsus võiks langeda. Ma ise pakun välja, et on objektiivsed kulude kasvud ja palgasurve ja teiseks siis suures osas Eestis võib tõhusust ikkagi mõjutada. Siin tuli ka korrelatsioonidest välja ikkagi elanikkonna vähenemine ja hõrenemine seda ka kindlalt kannab. Siin graafikult on siis näha see, kuidas Harjumaal põhitegevuse tulem on olnud varasemalt kõrgem oluliselt ülejäänud Eestis, aga tegelikult siis seoses laste arvu ja teenuse mahu suure survega alates aastast 2019 on siis kulud ja sealjuures väga oluline näite on õpetajate palgakulud on tegelikult meie, ütleme siis finantsilist efektiivsust objektiivselt märkimisväärselt mõjutanud. Siin tuleb siis ka näha võib-olla üks süsteemne probleem omavalitsuste efektiivsuses, et me näeme siin seda, et põhitegevuse tulem on reaalselt siis, see on nüüd kõikide omavalitsuste lõikes jõudnud kriitilise piirini, et ma julgeks öelda, et üks meie tõhususe väga suur aluspõhjus on see, et kõik omavalitsused vaevlevad tegelikult suures rahapuuduses ja muud ei jää lihtsalt üle. Ja sellelt graafikult tuleb see päris hästi välja, et kui me oleme tipust 2020 läbi käinud, siis tänases maailmas me peame tõdema, et omavalitsused ei kata enam keskmisena ära oma palgakulusid, amortisatsioonikulusid ma tahtsin öelda. Ja nüüd veel selle graafiku jätan vahele. Tegin ka kaks graafikut kiiresti ühinemisjärgselt, kuidas siis Saue valla näitel on üldvalitsemise osakaal muutunud põhitegevuse kogukulude suhtes siis kahel erineval metoodikal. Siin on siis, üks on see minu omavalitsuse metoodika põhimõtteliselt ja teine on siis nagu meie enda eelarveliselt vaadates siis võttes lahutades ära nagu sisutegevused ja siis juhtimiskulud, aga tegelikult see tõde on seal kuskil vahepeal.
selle baasil ma julgeksin väita ja see ei ole kindlasti, ei pea olema üle Eesti ühtemoodi, et tegelikult ikkagi tõhusus on finantsilises mõttes vähemalt juhtimiskulude plaanis kasvanud. Siin on kindlasti põhjuseks olnud nii eelarve mahtude kasv, et selgelt nagu seda tüüpi omavalitsused nagu Saue vald on, kus elanikkonna arv on piisavalt suur ja kasvab, siis me kokkuvõttes peame tõdema, et juhtimiskulude osakaal peaks vähenema. Ehk et tegelikult me näeme siis, et sõltuvalt metoodikast, ma panin nimelt just nagu dünaamika, et metoodika võib olla erinev, aga võtame siis aluseks selle parempoolse, mis on siis see minu omavalitsuse metoodika. Et ka seal on siis näha, et 2% vähemalt on olnud see juhtimiskulude osakaalu langus. Ja siin ma siis lihtsalt viitaks ka veel korra sellele metoodika küsimusele, et pärast ühinemist, nagu ma viitasin, me mitmed kulud tsentraliseerisime. Need selles minu omavalitsuse metoodikas kajastuvad seetõttu juhtimiskuludena, aga paljudes omavalitsustes nad on hajutatud allasutuste peale ja seetõttu ei kajastu ütleme sellises tsentraliseeritud või juhtimiskuludes ja lähevad sellisest efektiivsusparameetrist võib-olla natukene välja, nii et siin on jälle selline arvestatav. Ma tõin näite, et kui ainuüksi võtta meie hariduslike tugiteenuste üksust, mis siis teenindab koole ja lasteaedasid tugiteenustega, et kui me selle arvel arvutame maha sellest minu omavalitsusmetoodika rakendusest, siis tegelikult see näitaja korrigeerub kohe 10,5% peale, et see on väga märkimisväärne vahe. Kokkuvõttes lihtsalt tahan tähelepanu juhtida, et metoodika siiski on siin väga määrav, aga veel kord tänan ka kõiki eelkõnelejaid mõlemit, et selline suur töö on ära tehtud ja kindlasti on siin arutelu kohtasid, nii et minu poolt kõik. Suured tänud. Küsin ühe küsimuse, et küsimuses on siis just niisugune nagu ettevaatav, et kuidas me peaksime siit edasi minema, kuidas siit ettevaatavalt peaks või saaks efektiivsust paraneda. Sa oma ettekandes ka puudutasid nagu selliseid nagu tegureid nagu rahvastiku tiheduse vähenemine või meil on hõre rahvastik või krooniline ressursside või rahapuudus, mis on küllalt raskesti ka lahendatavad. Aga mis on sellised lahendused, mis on ikkagi ka praegu või ettevaatavalt tehtavad? Jah, aitäh. No ma tean, et paljud ei jaga minu arvamust. Mina olen olnud ikkagi seda mahuefekti usku. Loomulikult teatud nii-öelda korrektuuridega. Ma arvan, et kui me Saue valla ühinemist planeerisime, siis me võtsime väga erinevaid aspekte arvesse, aga üks olulised nendest oli see, et keskus- ja tagamaa suhe peaks olema mingis mõistlikus proportsioonis. Et ainult hajaasustuslikke omavalitsusi ongi raske efektiivseks muuta. Ja seda paraku praktika näitab, et siin ei aita ka väga hästi omavalitsuste vaheline koostöö, seal tuleb välja see valijaskond ja poliitilised teemad. Aga ma jõuan sinna, et kui omal ajal haldusreformi ette valmistati, siis öeldi, et see oli teadlaste poolt välja öeldud number, et omavalitsuse tõhususse selline hüpe tekib seal 10–11 000 elanikust. Ja siis poliitiliselt lepiti kokku, et 5000 võiks olla see kompromiss, kuhu me siis nagu nüüd oma targeti seame. Täna me peame tõdema, et paljud need omavalitsused, kes seal 5000 peale ennast sättisid, on tänaseks sealt jälle taaskord päris korralikult läbi kukkunud ja seda elanikkonna, ütleme siis keskustesse koondumist me kahjuks ei pööra mitte ühegi nipiga. See on ülemaailmne trend, me kõik teame seda. Mingitesse nüanssidest ta võib nii-öelda pöörduda tagurpidi, aga see ei muuda nagu suurt globaalset trendi. Ja seetõttu mina ikkagi näen, et me peaksime otsa vaatama sellele, et kuidas nagu neid omavalitsusi ümber kujundada selliselt, et oleks piisav elanike arv ja hea keskuse ja tagamaa suhe. Ja sealt edasi muidugi järgmine küsimus, mis on ka väga suur probleem, et sellele järgnevalt tuleb ellu viia sisulised muudatused juhtimisstruktuurides, mida osad omavalitsused on pärast haldusreformi teinud, aga teine osa kahjuks mitte. Pirakad tänud. Nüüd edasi minnes on mul hea meel sõnajärg edasi anda Anti Allasele, Riigikogu liikmele. Aitäh. Ja tervitus kõigile. Minu poolt ka suur tänu väga huvitavate ettekannete eest. Muidugi
Noh, kohe alguses julgen küll öelda, et minul pole ühtegi ettekannet näidata, seda, mida ma siin praegu kuulsin, seda ma kommenteerin, nii palju kui meelde jäi. Et kõigepealt võib-olla see, et noh, nagu ka eelkõneleja ütles, siis noh, võrrelda saab ikkagi võrreldavaid omavalitsusi, ehk siis ju siis tuleb, noh, osaliselt olid nad juba ka nendel graafikutel gruppidesse jaotatud, ehk siis et mingeid asju on võimalik ühes kohas saavutada, mida teises ei ole. Mida ma muidugi julgeks küll ütelda, et kuigi need uuringud ei näidanud, et nagu efektiivsus oleks tõusnud, aga noh, minu sisetunne ütleb, et kui ressursid vähenevad, siis üldjuhul efektiivsus tõuseb, et oleks nagu oodanud suuremat efektiivsuse kasvu näitajat, kuigi noh, omavalitsus ei ole ju selline nagu klassikaline majandusüksus, kus on võimalik siis ütelda, et mitu tükki, mille eest tehti, et noh, ja siin ma juhiksin ikka väga-väga tähelepanu sellele, et me nende efektiivsuste määramise juures äh, ei läheks nagu sellesse lõksu, et, äh, et, et teenuste vähenemine tähendab efektiivsuse tõusu. Ehk siis noh, lihtsalt nagu vaatlusandmete puhul ja mõnda omavalitsust paremini tundes tean küll, et efektiivsus võib olla tõesti paranenud, aga see tähendab ka reaalset teenuste kvaliteedi langust. Ehk et noh, ma toon teile kohe niisuguse näite, et kas siis on nagu omavalitsus efektiivsem numbri poolest, kui inimesed pääsevad tööle kella 4 ajal, kuna lumi saab lükatud kella 4-ks esmaspäeval näiteks. või on siis ta efektiivne, kui see lumi saab lükatud kella 7-ks, aga selleks, et kella 7-ks ja inimene pääseks maapiirkondadest välja, on vaja ju ikkagi rohkem traktoreid või mis iganes masinaid, et seda teha. Noh, niisugune nagu ehtne näide just hajaasustuse omavalitsuse jaoks. Siis siis noh, nagu niisuguse empiiriliselt võin ka öelda seda, et noh, on kindlasti noh, mida omavalitsus ise nagu rohkem tean, kuigi ise ei ole 2 aastat otseselt omavalitsusjuhtimisega peale volikogu liikmena toimetamise tegelenud, et siis võib selgelt ju seda ütelda, et kui omavalitsus on teinud ära kõik vähegi võimalikud reformid, mis ära teha annab, siis sellest hoolimata ikkagi see efektiivsusnäitaja nagu väga oluliselt pole kasvanud, aga noh, selge on see, et need on olnud vaja teha. Siis no muidugi, mis jäi ka silma väga selgelt, on see, et noh, muidugi seal jällegi nagu võib-olla Harjumaa ja Tallinna ümbrus ja siis Tartumaa puhul, et noh, mis nagu kõigi nende numbrite tagant väga selgelt välja paistab, et teatud elualadel noh, me jätkuvalt peame andma päris jubedat sõnumit, et kui sa oled õpetaja, õpid õpetajaks, siis ühes kohas sa saad ühte palka ja teises kohas sa saad teist palka, mis noh, minu jaoks on nagu veidikene imelik, et mis ju tähendab kindlalt pikemas perspektiivis, kui siis võib-olla küll nagu efektiivsuse näitaja tõusu ühes kohas, aga teistpidi kindlasti kvaliteedi langus, sellepärast et kuidas siis olla motiveeritud näiteks mingis väiksemas piirkonnas, kus klassitäituvus on enam-vähem sama, mis suurte keskuste ümber sama suurt klassi õpetama sihuke 1000 eurot madalama palgaga, et noh, need on niisugused hästi suured küsimused. Siis see, mis see üldine üldistus siin oli, niisugune mind tõesti huvitaks, et seda ma uurin Kaire Põderilt hiljem, et hästi põnev oli see, et mida parempoolsemad ideoloogiaga valijaskond, seda tõhusam juhtimine, et see üldistus on hästi huvitav, et kui ta tõesti
nii on, et siis kindlasti võib olla, aga seal noh, kindlasti peab kõiki nendes asjades vaatama, mis mul ka üks mõte siin alguses kohe läbi käis, see numbrite taha või no konkreetseid näiteid peab nagu sisulisemalt rohkem sisse minema, et vaatama, et mis siis need üks või teine või kolmas asi näitab. et ma ei tea, mul need on nagu esimesed mõtted, ma võin pärast võib-olla mingitele küsimustele vastata, kui ma seda nagu seminari nägin, ideed, kui mind siia kutsuti, siis ma mõtlesin, et mis ma peaksin nagu rääkima, siis ma käisin välja enda jaoks nagu 4-5 punkti, et kuidas omavalitsusi muuta efektiivsemaks, aga ma arvan, et noh, et kui on vaja, siis ma võin hiljem neid omalt poolt esitada. aga see ei ole vist praegu hetkel see koht. Äh, mõneti on, ma just mõtlesin või pähe turgatas üks küsimus, mida teie käest küsida, et te rääkisite ka juba sellest, noh, väikeste omavalitsuste väljakutsetest. Teil on ka selles mõttes nii-öelda nagu tagamaalise omavalitsuse nagu väljakutse või vähemalt siis nagu selles mõttes, et omavalitsus, mis on niisugune nagu majanduse tõmbekeskustest Harjumaast näiteks küllalt nagu kaugel, et kuidas sellised majanduse mõttes kaugemal olevad omavalitsused saavad või saaksid oma toimimist ja efektiivsust parandada? no nagu siin ka eelkõneleja ütles, et noh, eks seal on see tasakaalu otsimise koht, et kus kohal, et kuidasmoodi siis saada siis selle kogukonnaga kokkulepe, et kindlasti on ju mingeid teenuseid, noh, ma ei räägi praegu Võru linnast, et aga kui ma vaatan nagu laiemalt Võrumaale, siis on näha ju kohti, et on nagu kaalumise koht, et kas püüda näiteks mingit teenust, näiteks pidada kooli küllaltki võib-olla nagu numbriliselt ebaefektiivselt edasi. aga kui seda ei tee, siis see tähendab kogu piirkonna väga kiiret nagu laiali jooksmist või noorte lahkumist või niisugune identiteedi kadu, siis noh, need on need kohad, millistele küsimustega peavad siis need omavalitsusjuhid nagu igapäevaselt põrkuma, et nii, et see niisugune tasakaalupunkti otsimine. no loomulikult ma panin siin endale veel niisugused mingid mõtted, et vaieldamatult selline kõik, mis puudutab selline tehisintellektiga seonduv ja tehnilise töö taastamine, et ma ühelt praegu reaalselt ikkagi omavalitsusjuhina töötavalt inimeselt eile küsisin mõnda mõtet, siis ta ütles, et no kus ta veel näeb neid kohti, et kindlasti sellist tehnilist tööd tehisintellektiga abil tulevikus nagu korraldada kogu see digitaliseerimine, võib-olla lihtsamad tööd, mingid asjad. no näiteks siis äh, äh, noh, mida ma ise märkasin omal ajal ja mida ma näen, et jätkuvalt oleks ikkagi vaja see omavalitsuste üles paremat koostööd ehk siis ka selline liitude tasandil, et kus siis selliseid keskseid igasuguseid platvormid, mis juhtimist ja võib-olla aitavad efektiivsemaks muuta igal tasandil, igas valdkonnas, pluss siis ka siis seda lisaks ka mitte ainult siis efektiivsust, vaid ka kvaliteeti tõsta. ehk et neid võib-olla asju peaks nagu rohkem koos tegema. aga mida mulle see omavalitsusjuht nagu väga südamele pani, jah, oli see, et jumala eest ei juhtuks see, et siis selle tule kustutamisega, et energia kokkuhoid ei tähenda tule kustutamist toas. et noh, seda peab väga-väga-väga iga päev siis nagu kaaluma, mõtlema, otsima neid kohti ja vaatame, kas sellest siis tuleb mingi tulemus või ja noh, ja mille osas no tõenäoliselt nagu efektiivsust saaks oluliselt parandada, et noh, me viimastel päevadel ja üldse no järjest rohkem riigis, kui on olud muutuvad keerulisemaks, kitsamaks, otsime neid kokkuhoiukohti, et siis kõik see, mis nagu välisest bürokraatiast tulenev takistused on, et mingid programmid, et kui sa pead ikkagi 5 aastat järjest imeväikest investeeringut tutvustama 5 erinevat tüüpi kontrollile. no need sellised asjad kindlasti võtavad omavalitsuste efektiivsust, aga ka motivatsiooni ja kõike muud maha, et aga no need on niisugused väiksed tähelepanekud, et praegu aitäh. Suured tänud. Tõttame edasi ja järgnevalt siis oma peegeldusteks ja mõtete jagamiseks sõna Urmas Kruusel, Riigikogu liikmele.
tere, ilusat päeva. Ma sissejuhatavalt ütlen, et me Antiga mõlemad oleme siin Riigikogus ja jälgime seda, mis saalis toimub. Me püüame kenasti seminaril osaleda. Ja kui me Antiga nüüd kokku lepime, et me kumbki ei jookse saali, siis tegelikult saalis meie pärast midagi ei juhtu. Anti, lepime kokku, et me ei jookse, muidu ma pean poole pealt hakkama saama. Et pean katkestama, et me oleme hetkel nagu selles situatsioonis, aga loomulikult tänan ka minagi kõiki esinejaid ja päris palju nagu häid mõtteid on ära öeldud, et kui ma võtan selle uuringu selle lühitutvustuse, mis ma vaatasin, siis ma ühelt poolt võiks öelda kriitiliselt, et ma justkui midagi sealt uut ei leidnud ja sellel uuringul ei ole nõndanimetatud kohalikku poliitilist dimensiooni, mis mõjutab üht või teist otsust lähtuvalt sellest, mida keegi efektiivsuse all nagu silmas peab, et ühed on need tehnilised näitajad. Kui me võtame lihtsalt mingid arvud, eks ju, vaatame ja võrdleme neid, mis kirjeldavad tehnilist sisu võib-olla ja neid on lihtsam kirjeldada ka siis, kui me võrdleme näiteks, ma ei tea, klassi täituvust versus mingid muud näitajad, aga kui me paneme sinna sellised teenused, kus me niimoodi päris võrrelda ei saa või investeeringud, mis on seotud, ma ei tea, mingi transpordi või lihtsalt tee korrashoiu, mille hillega, siis läheb meil nagu asi nagu keerulisemaks. Ja see poliitiline dimensioon oli seal nagu selles mõttes päris huvitav, et üldiselt seda ei taha keegi nagu isegi nagu käsitleda ja ma arvan, et seda on väga keeruline käsitleda, et leida seal nagu seoseid. Aga kui me tuleme ka selle Andruse välja öeldud juurde tagasi, et kui me võtame printsiibi, siis üldiselt on niimoodi, tugevad keskused koos tagamaaga on keskmiselt, peaksid olema efektiivsemad ja pakkuma paremaid teenuseid. Ja kui seda tugevat keskust ei ole, siis sa võid selle omavalitsuse ükskõik kui suureks, see ei too sulle mitte midagi juurde. Et ma selles mõttes olen absoluutselt nagu nõus, et kui me vaatame omavalitsust kui tervikut, siis ilma tugeva keskuseta hakkama ei saa. Ja nüüd, kas keskus suudab olla tugev, siis mul on tunne, et kui see keskus on nõrk, olgu ta poliitiliselt, sisuliselt, siis see mõjutab ka nagu tagamaid. Teine selline koht, kui me võtame statistikat ja omavalitsuste liitumisi, siis tuleb tunnistada seda sõltuvalt sellest poliitilisest kooslusest, mis hetkel sõlmiti leping, siis võidi sinna sisse kirjutada päris palju ebaefektiivsust ja üks ebaefektiivsus koht oli ka see, et seda ei saanud muuta näiteks 4 aasta jooksul. Tegelikult me teame ise kogemuste põhjal, ma olen ka olnud ühe omavalitsuse ühinemise juures kõrval ja praegu ka, lisaks eelmisele kogemustele väikeses ja suuremas linnas, siis see oli sinna sisse kirjutatud, kui sa vaatasid ühinemislepingut. Ja nüüd sa hakkasid aastate jooksul seda tasandama. See tähendas kuni selleni välja, et kui keskuses oli, ma ei tea, lasteaia koht 4 korda või 3 korda kallim ja tagamaal oli ta 3 korda odavam, siis sa pidid ühelt poolt hakkama ühtlustama ja ühtlustama mitte sellepärast, et tagamaal lasteaia koht ära kaotada, vaid sellepärast, et selle lasteaia koht üldse säiliks. Ja täna on tekkinud üks uus huvitav trend ka nende sama suuremate omavalitsuse sees, kus võib-olla valla äärealadel olevad lapsevanemad tegelikult soovivad on lapsed tuua keskustesse, sõltumata sellest, et seal on lasteaiakohad olemas. Ja selle tõttu ma arvan, et tegelikult printsiibis on minu arvates hästi oluline vaadata kohalikus omavalitsuses ka nagu teenuspakettide kaupa, et kui me võtame näiteks lastehoiuteenuse, siis kuidas me ühelt poolt suudame olla efektiivsed, aga mis on see erand? See erand on see, et üks kohalik omavalitsus ütleb, aga meie üle 10 lapse rühma ei pane. Mis a priori tähendab seda, et kui sa paned selle arvudesse, siis efektiivsusnäitaja ilmselt langeb. Noh, lihtsalt ükskõik, mis otsast sa vaatad. Aga see ei tähenda seda, et kvaliteedi osa on sama ebatõhus, mis võib tagasisidena hoopis öelda seda, et lapsevanemad, kodanikud on teenusega väga rahul ja väljundi mõttes me peaksime kontrollima, kas nende laste areng on ka kuidagi selles mõttes nagu parem, jõuavad nad paremini hakkama saama, mida iganes. Ehk selles uuringus oli kergelt ära näidatud ka see tagasisidestus, milline on inimeste rahulolu teenusega, mida me peaksime käsitlema. Ja lasteaia koha mõttes, noh, kui me üldjuhul, mida ka Anti ju tegelikult, või Andrus tegelikult rääkis, oli see, et kui me lastehoia teenust vaatame, siis seal see täituvus ongi a priori üldjuhul suurem.
üldjuhul, sellepärast see on üsna kallis koht, paljudes kohtades on loodud ka regulatsioonid, et lapsevanemad kergekäeliselt last nagu selles mõttes koju jätta ei saa, aga teiseks see, et on vaja tööle minna ja nii edasi, edasi. Ja koolides on väga palju veel sellist teistsugust sekkumist, kas see kool säilib ja seal on, ma ei tea, 10-12 last klassis on ju, ja sealt tekib see võib-olla see selline arvuline ebaefektiivsus. Aga üks minu kogemus näitab ka seda, et kui ma räägin lasteaiakohtadest, kui me tegime ühes omavalitsuses erasektoriga koostööd ja see koostöö tähendas seda, et lapsevanemal oli teenuse hind samasugune, hoiukoht, ja me toetasime siis seda erasektorit, siis me tegelikult võidu saime sealt investeeringutelt. Erasektor tegi odavama investeeringu, kuna tema käed on vabamad ja sealt me saime selle efektiivsuse tagasi, kuigi pearaha mõttes sa võid öelda, et see raha oli sama, mis sa kohalikus omavalitsuses andsid nagu ütleme osas. Et see on nagu üks selline tagasipeegeldus. Teine võib-olla on seotud sellega, et toitlustamine või kooli toitlustamine, üks teine näide, kas omaköök, mitte erasektoriga koostöö, seal võib tähendada tegelikult ebaefektiivsust seda, et me rõhume rohkem kvaliteedile, saame selle suurema raha eest ka parema kvaliteedi, tooraine, mida iganes mõttes ja oleme ise sunnitud seda nagu korraldama, kuna meil eelmine kord kogukond ei jäänud rahule või mida iganes. Nii et selles mõttes ma arvan, et selle uuringuga teha väga põhimõttelisi järeldusi on väga keeruline, sellepärast et meil on väike Eesti ja kui te võtate väikese Eesti ilma elanikkonna arvu ja omavalitsuste suuruse ja eripära, siis eripärasid on nii palju selle väikese riigi kohta, mis globaalses mõttes mahub ära biovessa, siis seal on keeruline üldistusi teha, et tegelikult keegi vist ka siin küsis, et sa peaksid minema nagu veel spetsiifilisemaks ja tooma rohkem näitajaid juurde, et see võrreldavus ja indikaatorid oleks päriselt nagu võrreldavad. Anti korra mainis seda sellises üldvõtmes. Ja küsimus, mida minu arust ka Andres vist korra nagu mainis, et et kuidas tulevikus nagu edasi minna selleks, et et kas suuremad omavalitsused, kas veel midagi nagu liita. Mul on väga kahju sellest, et meil teatud kohtades ülepiiriline teenus igas valdkonnas ei toimi, mida ta tegelikult võiks toimida. Ja et sinna tulevad kõige suuremad on poliitilised takistused tegelikult. Et kui me puhtalt võtaksime puhtmajanduslikult, siis on ju siilile selge, et kui me võtame mõned ametikohad või valdkonnad, mida meil on vaja katta, olgu see seotud planeeringutega, arhitektuuriga, mida iganes, siis meie mure teatud omavalitsuses on ju selgelt see, et meil on väga keeruline neile ühes omavalitsuses maksta palka, selle tõttu ta ei saa nii palju, nagu ütleme, tegevust, aga kui me teeksime seda, ma ei tea, 3 või 4 peale ja suudaksime seda ühtlustada, siis selle sisu ja tegevuse mõttes me võiksime saada ka paremat kvaliteeti, aga poliitika ei lase meil seda tegelikult teha. Ja see on väga suur probleem, et erasektoris oleks lihtsam teha, sellepärast, et räägid mingid asjad läbi, vaatad, kui efektiivselt seda teha saad, mis sul need kulud-tulud on, saad ka parema kvaliteedi, ehk see pädevuse mure ja seal võib juhtuda see, et väiksemad omavalitsused maksavad nagu selles mõttes, kas nad on allamakstud, me ei saa kvaliteeti või nad maksavad jõhkralt üle, sellepärast nad ei ole nii palju hõivatud ja nad töötavad nagu mitmes kohas, aga seal loomulikult on võimalik kasutada osaajalist tööd. Aga üks asi, mis mul nagu veel silma jäi lõpetuseks, mida ma tahtsin korra markeerida, las ma nüüd mõtlen, millega see seoses oli. See oli see hariduse, selles uuringus oli viide nagu spordi ja kultuuripalkadele ja seal on nagu ilmselt on nagu paar olulist asja, mida võib-olla a priori ei saa omavahel võrrelda. Et ühelt poolt on meil nendes piirkondades tööl kultuuritöötajad, kes saavad riigilt palka, kes on seotud mingite standarditega, et see pannakse see miinimum enam-vähem paika, see kõik nagu toimib. Teiselt poolt on see, et kui te vaatate huvihariduse teenust, siis meil on mitmed asjad, meil on munitsipaalhuvihariduskoolid, meil on munitsipaalhuviharidus või spordikoolid ja meil on MTÜ-d, kes osutavad teenust läbi oma siis MTÜ-de või klubide ja me maksame kas pearaha või mingeid asja. Ja seal kindlasti on teatud erinevused. On jäänud kuskil mulje, vähemalt seda on ka sektor ise öelnud, et seal, kus on siis nagu munitsipaal huvikoolid, makstakse justkui palka näiteks õpetajatele rohkem, aga seal, kus ei ole, siis on keeruline klubidel sama palka nagu maksta. Ja üks asi, mis välja paistab, on see,
kui munitsipaalis on need asjad a priori nagu paremas seisus, siis erasektori poolt osutatud ka heas teenuses hoitakse mõnes kokku ka läbi selle pearaha, et kui sa paned kõik nagu ühe välja peale, et vaatad, mis on see palk, mis sa sinna pearahana annad, mida sealt saab teha, paned sinna kõrvale olümpiakomitee mingi toetuse, mis puudutab treenerite siis need kategooriad, siis paned sinna sisse need erinevad renditingimused, kuskil on tasuta, kuskil peab ise maksma, et seal on kindlasti see erinevus on kindlasti suur, ka statistiliselt võib olla, nii et võib-olla lühidalt kokkuvõttes ma rohkem hetkel ei räägi. Aitäh. Suured tänud. Anti, sul on käsi püsti ja kommentaar Ja on võib-olla teretulnud. väike märkus, mitte Urmasele, aga väga huvitaks see, et kuigi ma ei ole seda ise lugenud, võib-olla ka teised, kes ei ole, et äkki paari sõnaga ütleksite, et kuidas ikkagi see sotsiaalvaldkonna, see ebaefektiivsus, kuidas ta väljendus, lihtsalt huvi mõttes tahaks teada saada ja siis lihtsalt üks väike näide ka, et nii huvitav kui ei ole, et kuidagi peab seda efektiivsust kõrval mingi koefitsiendiga kaaluma, aga näiteks, et mis ikkagi väga paljus Eesti piirkondades toimub, et vaadata ka, et milline on siis selle rahvastiku koosseis, tema tervislikud näitajad, kõik muud näitajad kõrvale. Ehk et väga keeruline on nagu klassis saavutada seda, kui ütleme võib-olla Eesti viies, näiteks kui lapsed käivad mul siin külas, et kui lihtne on mul võib-olla sellist välja sorteeritud lasteklassi vastu võtta või teine pool on siis see, et kui sul on vaja ikkagi erivajadusega viit õpilast eraldi õpetada, et kumb siis nagu efektiivne on, et loomulikult, kui on 36 õpilast klassis, et siis on väga efektiivne, aga kui ühes piirkondades ja paljudest Eesti piirkondades järjest rohkem on vaja õpetada neid lapsi, kelle tervislikud ja muud seisundid vajavad nagu ekstra eraldi lähenemisi, et neid asju peab nagu koos vaatama ja kindlasti selle spordi ja kultuuri puhul, ma väga kardan, et see efektiivsus plahvatab mingil hetkel ehk et meil lihtsalt pole enam ühel hetkel kedagi võtta või siis see pakutav teenus saab olema väga ebakvaliteetne, kui me sellise nagu palgataseme juures jätkame. Aitäh. Kaire, kas sa tahaksid minutiga selgitada natuke küsimust? Ja ma võin, ma näen, et aeg tiksub hämaralt, et ilmselt ma seda metoodikat ei suutnud ikkagi mõistuspäraselt ära selgitada, et jah, et selle efektiivsusanalüüsis on siis nii sisendid kui väljundid, ehk siis efektiivseks võib lugeda ka sellist kohalikku omavalitsust, kellel on, ma ei tea, väga madalalt haritud õpetajad, väga halvad ruumid koolidel ja samas ka tulemused, mis tähendab siis näiteks kas õppijate keskmist rahulolu või siis 3–6-aastaste lasteaiakohtade hõlmatus või siis väljalangevus 3. kooliastmest on ka kõik halval järjel ja me ikka loeme teda efektiivseks, sest ta paneb vähe sisendeid ja toodab vähe väljundeid, ehk siis ei ole mingit unikaalset heasid ja halbu omavalitsusi, on lihtsalt sama tõhususkooriga võivad olla nagu vähetootvad ja palju heaolu tootvad omavalitsused, kui nad siis erineval tasemel ka sinna investeerivad. Aga korra siis selle sotsiaalse kaitse kohta, jah, et kui niimoodi keskmiselt vaadata, siis tegelikult nende sotsiaalhoolekande teenuste korraldus, mis siis tähendab, milliseid teenuseid pakutakse, kuidas inimesi kaasatakse, kuidas infot edastatakse, kuidas neid teenuseid juhitakse, et see on paranenud nende võrdluste või perioodi keskmiste võrdluses ja on natuke paranenud ka kogu laste heaolu korraldus, teenuste pakkumine, kaasamine, info juhtimine ja nii edasi. Aga tohutult on sinna pandud raha ja ei ole tegelikult väga palju kasvanud inimkapital selles valdkonnas, ehk siis kõrgharidusega lastekaitsetöötajate osakaal ei ole suurenenud, ehk siis kogu see sotsiaalkaitse nagu inimkapital ei ole kasvanud, on küll rahaliselt panustatud ja ka väljundit võib öelda, et on natuke parandatud, aga see ebaefektiivsus siis ilmselt sisendabki selles, et mõnedes omavalitsustes on küll tohutult raha alla pandud, aga ei ole seda korralduses toimunud väljundi muutust. Ma ei oska seda teistmoodi tõlgendada. Aitäh!
aitäh. Me läheme oma seminariga mõned minutid, 5 minutit umbes üle, loodetavasti siis sajakonnal kuulajal on veel jaksu kuulata. minu pilgu järgi oli Andresel käsi esimesena püsti, et Andres, Ja eelkõige kommentaariks sõna muidugi sulle. aitäh, eelkõige muidugi loodaks, et äkki tuleb auditooriumit küsimusi, aga seda eelnevat diskussiooni jälgides pikaajalise vallavanemana tahaks lihtsalt, ma kasutasin mõistet teenuse standard ja ma, ma näen, millised ootused meil Eestis nagu elanikkonnal teenustele on ja need on aina kasvavad ja eriti enne valimisi poliitikid veel kütavad sinna seda ootust juurde, et ja kõike saab, teeme juurde. Ja tulemus on see, et noh, kui me võrdleme, ma olen ka ikkagi siiski päris palju ka teistes arenenud riikides ringi rännanud ja ka eriti kohaliku omavalitsuse vaatega ja tulemus on see, et kui me võrdleme ennast kasvõi Skandinaavia riikidega, siis ootused standardsetele teenustele meil, ma ütleksin, mitte protsentides, vaid kordades kohati ja ka riigi tasandil seadusandluses ületavad läbi bürokraatia ja ületavad tegelikult seda, mida meist palju rikkamad riigid endale lubada saavad. Ja tahame me seda tunnistada endale või mitte, kui me ei lepi kokku, et me ikkagi iga lumehelbest taga ei aja, kui see kukkuma hakkab, vaid me kujundame mingi standardi ja siin ma rõhutaks, et on oluline kohaliku omavalitsuse autonoomia, ise oma valikuid teha ja ise siis saada kohalikul tasandil uuesti tagasi valitud või mitte. Me täna näeme järjest rohkem ka riigi tasandi sekkumist näiteks haridusteenustesse või vähemalt soovi seda teha. Et minu meelest me lihtsalt nagu sõnadesse ühele poole liikudes järjest suurendame bürokraatiat, järjest tõstame nõudeid teenustele ja oleme sellega nagu nii-öelda arenenud riikide esirinnas, aga meie rahalised võimalused lihtsalt ei suuda seda kinni maksta. Me peame tulema sinna, kus on meist palju kogenuma demokraatiaga riigid ja kus on leitud nagu see optimum, mis siis on võimalik avalikus sektoris osutada selliselt, et me maksumaksja jõuab seda ka kinni maksta. Urmasel oli ka käsi püsti, on praegu ka püsti. Ma küsin Urmaselt ka ühe küsimuse, et äkki sa saad seda ka veel peegeldada, et sa oma mõtetes hästi palju arusaadavalt osutasid sellele, et tähtsad on keskused, koondumine keskustesse, sealhulgas ka siis ülepiiriline omavalitsuste nagu koostöö. Kui me analüüsi oleme teinud, siis me oleme ise põrganud kokku selle väljakutsega, et keskustesse koondumine, liitumine, ülepiiriline koostöö seda väljakutset ei lahenda, et niisugust mastaabiefekti või rahvastikutihedust see ei paranda. Et äkki sa sellest vaatenurgast veel saad peegeldada, aga kindlasti peegelda ka seda mõtet, miks sa käe püsti panid. jah, kaks asja, et vastates kõigepealt küsimusele, siis keskuse all ma pidan silmas, et keegi peab olema kogu selle omavalitsuse vedaja. Ja kui omavalitsusel sellist keskust ei ole, siis need teised teenused jäävad ka ei arene nagu välja. Et seal on vaja nagu loogiliselt teha, et mis ma seda öelda tahan, et me oleme kogenud seda, kus tegelikult liitumise tagajärjel on hoopis tagamaad hakanud ütlema, et nad saavad rohkem teenuseid kätte. Ja see võib olla ühelt poolt võib olla see mastaabiefekt, aga ka mõistlikum nagu selles mõttes nagu korraldaja ja ülepiiriste teenust või teenuste all ma pidasin silmas nii inimesi kui teenuseid. Ehk kui tippspetsialistide palgad jooksevad väga ära ja maakonna keskmine või selle piirkonna keskmine palk on 2 korda väiksem, kui spetsialistid turul vähemalt saavad, siis see tekitab omavalitsusele ka rahavoogude mõttes nagu probleeme, kuigi võib alati läheneda sellele, et kui sa selle eksperdi nagu kinni maksad ja tuleks maksta, siis see võib käima tõmmata mingeid teisi teenuseid või pakkuda seda kvaliteeti nagu rohkem. Ehk lihtne on teha võib-olla koostööd sellistes asjades, kus poliitilised otsused ei põrku. Aga see nagu ka tegelikult Andres ütles, et see on üsna nagu keeruline ja sotsiaalteenustest rääkides, ma arvan, et seal on mitu printsiipi. Üks on võib-olla see, et meie ühiskondlik hoiak oli pikka aega ka see, kus me sotsiaalteenused olid selgelt nagu alarahastatud kuni selline välja, kes selles süsteemis nagu töötavad. See võib-olla, see minu arvates on ka teatud tüüpi hoiakute pikaajaline tagajärg. Üldiselt, miks see siis nii oli, eks ju, et ütleme kooliharidus ja õpetajate palk ja lasteaiad, need surusid nagu ühiskonnas väga jõuliselt peale, aga see teine osa jäi võib-olla varjatud poole peale ja alles nüüd me jõuame sinna tegelikult,
kus me ütleme, et sorry, aga meie ühiskond vananeb, me peame sellega rohkem arvestama, et tore, et me anname inimesele 100 eurot kätte, aga see inimene, kes seda teenindama peab ja rasket tööd teeb, sellele me ütleme, et kuule, et kas sa tasuta ei taha seda teha. ma arvan, et seal on nagu see hoiaku küsimus ja teenuse puhul ma toon viimase näite siis sellisest praktilisest elust. Räägin ühes omavalitsuses sotsiaaltranspordist. Erastasime transpordi ära, andsime erasektori kätte, läks 2 korda kallimaks. Me teame, miks ta läks kallimaks, eks ju, kalkuleerime, arvutame ja mis siis juhtub, et invatranspordist räägin koos sotsiaaltranspordiga ja nüüd juhtub see teema, et kui me tooksime selle omavalitsuse kätte tagasi, siis me saaksime selle odavamalt, aga tegelikult saaksime juurde teatud kulu eest, mis on odavam kui erasektorile makstav, saaksime täiendavat teenust pakkuda oma kohalikus omavalitsuses. See tegelikult tähendab seda, et kohalikud omavalitsuse juhid kogu aeg ju tegelikult otsivad ja vaatavad, kuidas nagu ka majanduslikult efektiivsemalt hakkama saada. Ega erasektor a priori ei paku odavamat teenust, seal võib juhtuda see, et on ainult üks teenuse pakkuma ja ta kasutab seda olukorda ära, eks ju, ja omavalitsus saab selle teenuse väga kallilt, et see töö on nagu igapäevane, see areng ka ja minu arust Andres nagu seda, vot see kirjeldas seda standardite teemat. Et noh, et standard on järjekordne bürokraatia, aga mõnes mõttes vajalik, objektiivselt jah, et sa saaksid võrrelda, väga selge pilt. Ja nüüd üks, mida tegelikult selles uuringus ju kirjeldati, võib-olla seda osa peaks rohkem võimendama, on see teema, kui omavalitsusel on rohkem raha käes, mida ta ise saab otsustada, ehk riigilt ei tule raha konkreetse kõrvamärgiga ja sul on piiratud käed, siis omavalitsus saab tegutseda, leida nutikamaid lahendusi ja ta ei põrku selle ette kirjutatud regulatsiooniga, aga teenus on võib-olla tehtud sama hästi või veel paremini. No see on see, mida minu arvates sellest uuringust võiks võimendada või tugevdada seda positsiooni. No. Kõik. Suured tänud. Raske südamega paneme nüüd sellele seminarile punkti, aga hea on siin öelda jah seda, et Arenguseire Keskuse panusena selle teema arutamine päriselt punkti ei saa, et meie uurimissuuna avalike teenuste aegruumilise kättesaadavuse tuleviku päris avalikustamine, päris arutelud jõuavad kätte ligikaudu selle aasta nagu juunis. Siinjuures siis meie tänase seminari salvestus on peagi järelkuulata Arenguseire Keskuse koduleheküljel. Seal tegelikult juba ootavad ees ka meie varasemad seminarid järelkuulamiseks. Samuti siis ka nagu lühiraportid, ka näiteks siis meie seminaril ka mitu korda me osutasime omavalitsuste koostöö tähtsusele, et seal detsembris oli meil ka selleteemaline seminar, et tasub kuulata. Nüüd siis selle seminari punkt on käes. Suured tänud esinejatele, osalejatele. Head peatset tööpäeva lõppu ja taas kohtumisteni.